Tere hommikust! Mina olen Kerli Koitla ja PFC turundusjuht ja tänan teid juba ette, et te loete meie uudiseid ja meile, mis me teile saadame, sest tänasele infominutitele on registreerunuid palju, mis tõendab seda, et EUDR-i ja Red 2 teemad on jätkuvalt väga aktuaalsed ja tulised, kui võib nii öelda. Nii et sel teemal me täna kavatsemegi rääkida. Lepime kohe kokku nii, et te saate esitada küsimused chatis või häälega pärast seda, kui meie esineja on lõpetanud EUDR-i teema ja Red 2 küsimused tulevad siis selle teema lõppu. Me salvestame seda üritust ja teil on pärast võimalik saada neid materjali, mida me täna käsitleme. Aga alustame siis olulisemast ja kohe annan sõnajärje üle Renar Laastikule, kes on PFC hea koostööpartner. Ja Renal, me räägime sellest kahest teemast juba nii pikalt ja nii kaua. Kas see jätkub ja kas selle tunneli lõpus ükskord valgus ka paistab? Ikka paistab, et kevad tuleb, üha valgemaks läheb, et selles suhtes, et võib-olla muutub natukene lihtsamaks, et eks siin mingid mõtted ja küsimused on selles osas paljudel õhus, et kui see EUDR on ükskord nagu edasi lükatud, et äkki lükatakse veel edasi, aga jah, et see valmisolek ja see teadmine, et kas seda juhtub, et täna nagu seda küll välja öeldud ei ole. Et jällegi, et ettevõtted peaksid nagu ise aru saama, et kuidas see nende nii-öelda äritegevust mõjutada võib, et kui nüüd nende asjadega päris näiteks viimasele hetkele jääda, et siis ja kui nii-öelda need lõppterminid ikkagi kehtima jäävad, et siis võib ettevõte olla päris nagu sellises keerulises olukorras, et tasub natukene ikkagi ette mõelda ja mingi plaani pidada. Aga siis ma arvan, et ma hakkangi ise nii-öelda edasi liikuma ja räägin siis teile nii-öelda nendel kahel teemal, mis on PFC nii-öelda Eesti poolt välja kuulutatud ja mis on meil nii-öelda kokku lepitud. Ehk et siis kõigepealt esimene osa on seotud PFC EUDR mooduliga. Vaatame üle, et kuidas see PFC moodul toimib ja milliseid küsimusi ta ettevõtete mõistes lahendab või võiks lahendada. Ja siis teine osa on PFC Red 2 lahendus ehk et siis PFC Red 2 standard ja teeme siin ka väikese nii-öelda sissejuhatuse, et anda nii-öelda selline võib-olla nagu ülevaatlik info selle kohta, et kuidas see asi seal toimib ja millele võib-olla kõige rohkem tähelepanu peaks juhtima. Et kuna see aeg on meil siin piiratud, et on 60 minutit, et siis tegelikkuses nagu väga nagu süvitsi siin me täna minna ei jõua, aga kui on küsimusi, siis proovime neile ka jooksvalt vastata ja vajadusel saab ka hiljem juba eraldi suhelda. Aga okei, et liigume siis edasi ja nagu ütlesin, siis infominutid, tund aega. Et võib-olla korra nagu veel ära kaardistada, et kellele antud siis infominutid suunatud on, et ongi siis nendele ettevõtetele, organisatsioonidele, siis soovivad nüüd aru saada, kuidas see PFC EUDR moodul rakendub, kuidas see toimib ja mis see PFC mõistes see Red 2 lahendus on, et kas ta teile sobib, kuidas seda rakendada ja millistel juhtudel siis nii-öelda, või ütleme, millised on olulisemad nüansid, millega kõigepealt alguses peaks nagu ennast kurssi viima, et aru saada, et kas ja kuidas seda Red 2 PFC standardit rakendada. Aga hästi kiiresti paari slaidiga NCS Estoniast ka, et oleme sertifitseerimisettevõte Eesti enda kapitalil ja asutatud 2018. Lisaks siis sertifitseerimisettevõtte staatusel oleme ka Euroopa Liidust teavitatud asutus, mis siis omakorda tähendab seda, et meil on õigus teatud Euroopa Liidu määrusi ja regulatsioone ja standardeid samamoodi hinnata.
lisaks siis oluline meie jaoks on ka meie suur koostööpartner Soil Association Certification, kes on ka suunatud tugevalt just metsandus- ja puidusektorile ja kust siis ka nüüd hästi palju tehnilist teadmust omakorda tuleb. Audiitorite koha pealt võib-olla nii palju kiiresti, et kõik meie audiitorid on kõrgharidusega ja just eelneva puidu- või metsatööstuse töökogemusega, mis siis tegelikkuses meie jaoks on ülioluline, et kui tuleb audiitor teie majja, et siis ta tegelikkuses saab aru, mida teie teete ja ta on reaalselt istunud ka sealpool lauda, kus teie olete, et meie jaoks on see hästi oluline. Et kõik meie audiitorid on siis omakorda eelneva auditeerimise kogemusega ja oma ala siis koolitused läbinud ja teavad, mida nad teevad. Ja meile meeldib siis läbi selle öelda, et pange meie teadmised ja kogemuse enda kasuks tööle. Aga visualiseerides, mis on siis meie põhi nii-öelda tegevused, millega me tegeleme, on BFC ja FSC, tarneahel metsamajandamine ja sealt edasi on ISCC sertifitseerimine, Sure sertifitseerimine ja SPP sertifitseerimine ja kõik need, mis on seotud erinevate puittoodete C-märgistamise või UKCA märgistamisega. Lisaks sellele siis loomulikult erinevad koolitused, infopäevad, seminarid, on see siis RED 2, RED 3, EUDR või mõni standard, mis antud märkide mõistes on seotud ja samamoodi võib-olla siin saab välja tuua ka selle, et kliimaministri määrus 35, mis siis on omakorda seotud selle taastuvenergia direktiiviga. Sertifitseerimine, see ei pea olema keeruline, et kui te teate, mida te teete ja kui teil on nii-öelda see eelnev teadmine, teadmus omandatud. Meie puhul siis oluline Eesti mõistes on ka see, et kõikidele nendele skeemidele, mida me pakume, saame ka eestikeelseid audiitoreid nii-öelda pakkuda, et ei pea tulema kuskilt teisest riigist inimene, kes võib-olla, kellega on natukene keerulisem teatud juhtudel asju ajada. Aga okei, liigume edasi siis esimese teema juurde, BFC ja EUDR. Et selle EUDR-i taga on siis Euroopa Liidu raadamise ja metsade degradeerumise määrus. Et hea on teinekord teada seda numbrit ka, et EL 2023/1115, et kui satute sellise numbri otsa, et siis teate, et see oli või see on see EUDR. Aga miks see EUDR üldse täna nii-öelda nagu aktuaalne on? Et on see, et kõik nii-öelda alguse sai siis tegelikkuses sellest Euroopa Liidu rohekokkuleppest ja tegelikkuses läbi selle on Euroopa Liit ära kaardistanud erinevad nii-öelda sektorid, millega peaks tegelema, et neid on siin siis hästi palju, aga üks sellest sektoritest siis ongi seotud ka ütleme siis metsanduse, puidutööstuse ja energia ja soja tootmisega, et sealt tulenevalt tegelikkuses tuli vajadus erinevaid, kas siis juba olemasolevaid seadusandlusi, määrusi, regulatsiooni üle vaadata või siis tekitada mõned nii-öelda uued dokumendid. Et see on tegelikkuses alus, kus tegelikkuses ka EUDR lõppkokkuvõttes nii-öelda käima läks. EUDR-i võib-olla niisugune kaks põhieesmärki ongi siis kõigepealt nii-öelda minimeerida seda raadamise ja metsade degradeerumise ohtu. Ja see siis tegelikkuses katab ära kõik, kas Euroopa Liidule imporditavad, Euroopa Liidus endas turule toodavad või kui Euroopa Liidus soovitakse midagi eksportida, et nende kõikidele toodetele siis EUDR tegelikkuses rakendub. Ja teine võib-olla sihuke oluline aspekt EUDR-i juures oli just vähendada kasvuhoonegaaside heite osatähtsust ja samamoodi nii-öelda elurikkuse kadumist. Aga täna võib-olla see ajagraafik, kuidas selle EUDR-ini jõuti, siin on nagu päris pikk see olnud, aga täna tuleks nii-öelda jälgida neid kolme nii-öelda tärminit. Ehk et siis tegelikkuses EUDR jõustus juba 29. juuni 2023
ja tihtipeale, et kui see esimene tähtaeg oli meil siin eelmise aasta detsembris, et siis paljudele tuli see üllatusena, osadele ka täna veel on üllatus, et siis tegelikkuses ettevõtted pöördusid nii-öelda siis vastavate Euroopa Liidu institutsioonide poole või siis ka liikmesriigis vastutavate asutuste poole. Ja siis tihtipeale tuli sealt vastus selline, et aga kuulge sõbrakesed, et tegelikkuses EUDR on juba jõus 29. juuni 2023 ja teil on olnud, meil kõigil on olnud aega nii-öelda 2024 aasta lõpuni ennast sellega kurssi viia ja valmis panna. Aga et siis nii-öelda eelmise aasta lõpus anti ikkagi pikendust, et siis tuleb nii-öelda seda 30. detsember 2025 eelkõige silmas pidada ja see siis kehtib nendele ettevõtetele, kes on niisuguse keskmise ja suure definitsiooni alla kuuluvad ettevõtted. Mikro- ja väikeettevõtetele on antud siis nii-öelda jällegi natukene pikem hingetõmbeaeg, et selleks on 30. juuni 2026. Aga kes on mikro- ja väikeettevõte, selle jaoks on siis ka, seda tuleb nagu täpselt enda jaoks ära defineerida ja aru saada, et kas te nende reeglite alla käite, et see on siis tegelikkuses ka ilusti Euroopa vastavas määruses välja toodud. Aga ehk, et siis täna oluline on see 30. detsember 2025, et see on nii-öelda enamusele nii-öelda see lõputermin, et kuna peaks süsteem olema valmis ja peale seda, kui midagi liigutatakse, imporditakse, eksporditakse või turul Euroopa Liidus toode uuesti turule tuuakse, et siis tuleb vastata EUDR nõuetele. Ja kuidas see süsteem on siis üles ehitatud, et põhimõtteliselt seda võib nagu mõtestada nii, et seal on nagu 3 sellist olulist osa või sammast. Ehk et esimene on see, et tuleb tagada seda, et saadused ja tooted oleksid raadamisvabad. Raadamisvaba juures siis oluline puit ja puittoodete puhul on ka see, et lisaks raadamisvabale tuleb hinnata ka seda, et ega siis ülestöötamisel ei ole põhjustatud metsade nii-öelda seisundi halvenemist. Teine oluline see sammas, mida tuleb EUDR-i mõistes tagada, on siis see, et tuleb jälgida, et tootjariigi asjakohaseid nii-öelda seadusandlusi on järgitud. Ja kolmas on siis see osa, kus ettevõte võtab endale kohustuse ja ta nii-öelda deklareerib selle vastava hoolsuskohustuse deklaratsiooniga. Ja siin siis lisaks on see aspekt, et informatsioon tuleb sisestada ka Euroopa Liidu enda siis süsteemi, milleks on siis NT Traces, et need on niisugused 3 olulist asja, mille peal siis EUDR on üles ehitatud ja oluline on siis see, et kõik need 3 tingimust peavad olema täidetud. Järgmine asi, mida siis EUDR-i mõistes peab nii-öelda nagu aru saama ja millest siis tegelikult hakkavad sõltuma ka BFC nii-öelda EUDR mooduli mõistes kohustused, on see, et kas tegemist on kõigepealt ettevõtjaga või kauplejaga. Et kõige lihtsam on siin aru saada seda selle järgi, et kaupleja on siis põhimõtteliselt lihtsalt toodete, kaupade vahendaja, kes siis selle toote või kaubaga midagi uut ei tee, aga teatud juhtudel see kaupleja võib muutuda ettevõtjaks. Et toon teile kohe varsti ühe näite ka, et siis on parem nii-öelda visuaalselt aru saada. Ja nüüd lisaks sellele, et on ettevõtjad ja kauplejad, et siis need omakorda on jaotatud kas siis nii-öelda nagu need väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ja kauplejad ja siis mitte väikese keskmise suurusega ettevõtjad ja kauplejad. Et miks sellest on oluline lisaks aru saada, on see, et need, kes on väikesed ettevõtjad ja kauplejad, et nende puhul EUDR ja BFC EUDR mooduli mõistes on võimalik või mitte on võimalik, vaid teile rakenduvad nii-öelda kergemad nõuded. Ehk et kui te olete see VKE, siis on teatud tingimustel teil palju lihtsam nõuetele vastavust saavutada.
aga nüüd korra üks näide ka teile visualiseerides, et, et see vasak nii-öelda oranž kastikene, et see siis näitab meil täna seda, et kui tegemist on näiteks väljaspool Euroopa Liitu tulnud materjaliga, ütleme, et on Euroopa Liidust väljaspool on mets, mis on siis üles töötatud, seal on ümarmaterjal, siis võib-olla sellest ümarmaterjalist on Euroopa Liidu väljas tehtud saematerjal ja nüüd, kui see materjal, saematerjal tuuakse siis siia Euroopa Liidu turu peale, siis mis sest, et näiteks see esimene lüli Euroopa Liidu mõistes on näiteks vahendusettevõte, et kui ta ise toob saematerjali väljastpoolt Euroopa Liitu sisse ja nüüd müüb selle saematerjali jällegi edasi, ehk et tegelikkuses ta seda materjali ei muuda, toodet ei muuda, siis võiks öelda, et Euroopa Liidu sees sellisel juhul oleks tegemist kauplejaga. Aga kuna seesama kaupleja on tegelikkuses esimene lüli, kes toob selle toote Euroopa Liitu sisse ehk impordib, siis EUDR-i määruse mõistes ta on ettevõtja ja siis rakenduvad talle ettevõtjale nii-öelda suunatud nõuded. Ehk et laias laastus on vaja aru saada, kuidas see saematerjal on antud tootmisriigis toodetud, kas see vastab kõikidele riigis kehtivale seadusandlusele ja samamoodi on siis vaja jõuda nii-öelda siia algpäritoluni ehk et nii-öelda geokoordinaatideni, kust see materjal algselt pärit on. Kui me nüüd räägime Euroopa Liidu sisesest liigutamisest, siis jällegi, et kui nii-öelda see järgmine lüli teeb uue toote, antud näite juhul ta teeb mööblit, siis see tähendabki seda, et sisendiks on tal ühed nii-öelda sisse ostetud tooted, aga tema tegevuse järgi peale tema tegevust tekib uus toode ehk et mööbel ja nüüd, kui ta kas või müüb sedasama mööblit Euroopa Liidu siseturul, siis tegelikult on ta ikkagi ettevõtja ja talle rakenduvad ettevõtjale suunatud kohustused. Sellepärast, et ta tegelikkuses tekitas uue toote ja tõi selle uue toote esmakordselt Euroopa Liidu turule. Et see on see oluline. Nüüd, kui vaatame seda number 5 kauplejat, ehk et kui see kaupleja nüüd saab selle mööbli ja ta selle mööbliga mitte midagi enam ei tee, ta paneb selle mööbli siin samas Euroopa Liidu siseturul müüki, siis tema on kaupleja ja talle rakenduvad kaupleja nõuded, mis teatud juhtudel on tunduvalt lihtsamad kui nendele ettevõtjatele. Samas, nüüd kui see kaupleja otsustab mingi osa sellest mööblist eksportida, siis tegelikkuses selles mahus, mida ta nüüd ekspordib, siis siin ta ei ole enam kaupleja. Siin ta muutub tegelikkuses EUDR-i mõistes kohe ettevõtjaks ja sellisel juhul hakkavad talle võib-olla rakenduma jällegi teatud lisanõuded. Et ettevõtjate ja kauplejate vahel on siis need erinevalt määratletud. Et see on selline võib-olla lihtsustatud visualiseering, kellele kus mis nagu ütleme siis definitsioon rakendub, kes on ettevõtja, kes on kaupleja ja kuidas kauplejast võib mingil hetkel saada ettevõtja ja see on siis iga organisatsiooni enda ülesanne aru saada, et kus kohas ta siin ahelas asub ja millised nõuded, mis hetkel talle rakenduvad. Nii, aga räägime edasi siis hoolsuskohustusest ehk et see hoolsuskohustus tegelikkuses on ütleme, üks nagu kõige olulisem selle EUDR ja BFC EUDR mooduli osa, ehk see hoolsuskohustus ongi siis see punkt, see peatükk, mis räägib seda, et milliseid tegevusi ettevõtted, organisatsioonid tegema peavad, et nad suudaksid näidata vastavust siis antud nõuetele. Ja needsamad 3 asja olid, tuleb tõendada, et tegemist on raadamisvaba tootega, et on järgitud tootjariigi seadusandlust tootmisel ja on täidetud see hoolsuskohustuse deklaratsioon. Ja nüüd, kui seda EUDR-i või ka BFC EUDR moodulit lugeda, siis lisaks nad ütlevad seda, et kogu see tegevus peab teil olema kuidagi tõendatav. Te peate looma mingisuguse süsteemi organisatsiooni sees,
et seda näidata, et te vastate nendele tingimustele ja mõte on see, et te suudate siis ka nii-öelda selgelt näidata, kuidas te näiteks informatsiooni kogute, kuidas te oma riske hindate ja vajadusel riske maandate. Et ta peab olema kuidagi nii-öelda taasesitatavas vormis. Et see ei tähenda seda, et kogu see info peab olema kirjutatud nii-öelda paksu magistritööna kuhugile, vaid see mõte on see, et saab kasutada olemasolevaid IT-lahendusi, olemasolevaid nii-öelda juba üles ehitatud juhtimissüsteeme, aga tõenäoliselt võib seal olla vajadus neid natukene kohendada ja vastavust siis võib-olla teatud vastavuspunktide juures teatud muudatusi sisse viia. Ehk et see hoolsuskohustus, see esimene osa sellel hoolsuskohustusel on siis info kogumine. Et mida see siis tähendab? See tähendab tegelikkuses seda, et te peate saama vastava informatsiooni nii-öelda sisse tuleva toote materjali saaduse kohta. Te peate teadma, mis asi see on, kas ta üldse nii-öelda läheb EUDR-i alla, samamoodi, mis on selle kogus, mida te kasutate, sisse ostate, kes on see tootjariik ning siin teatud juhtudel oleneb, kus kohas te nüüd siis siin tarneahelas asute, võib teil olla vajadus tegelikkuses tuvastada ka seda maatükkide nii-öelda geolokatsiooni ja samamoodi siis kogu see üldine tarnija info, nimi, aadress, email ja nii edasi. Aga see geolokatsioon siis omakorda on oluline selles ahela esimeses etapis ehk et see, kes esmakordselt selle saaduse või toote turule toob, kas impordib või siis nii-öelda esimest korda tootesse sisestab, et sealt on see nõue, et tema peab suutma selle asukoha tuvastuse teostada, et vastasel juhul, kui seda asukoha tuvastust ei ole võimalik teha, ei ole võimalik hinnata ka seda, kas tegemist on nii-öelda või siis ei ole materjaliga, mis on raadamisvaba. Teine osa sellel hoolsuskohustuse protsessil on riski hindamine, et selle riski hindamise mõte on siis see, et selle kogutud info pealt, selle esimese etapi pealt tuleb hakata nüüd hindama neid riske, et tuleb aru saada, kontrollida, analüüsida, et kas see saadustoode, mida te vastu võtate, kasutate, et kas ta siis nii-öelda vastab EUDR-i toodud kriteeriumitele ja siis te teostate riskianalüüsi ja vastavalt sellele riskianalüüsile mõte on see, et see risk, kui seal esinevad mõned riskid vastavalt EUDR-ile või BFC EUDR moodulile, siis need riskid peab olema teil võimalik hinnata väikeseks või riskivabaks. Kui te seda ei suuda teha, siis seda toodet, seda materjali turule tuua ei tohi. Aga kui nüüd mingil põhjusel näiteks seda riski ei ole võimalik hinnata, riski hindamise käigus te tuvastate, et seal ei ole nii-öelda väike risk või ei ole riskivaba, et siis tegelikkuses tulebki nii-öelda hakata tegelema selle kolmanda olulise aspektiga ehk et riski vähendamise või riski maandamisega. Ja see aspekt siis räägibki sellest, et kuidas siis antud nii-öelda kas siis kõrgeid või täna ka standardset riski oleks võimalik muuta väikeseks või riskivabaks. Et seal on jälle siis erinevad võimalused, kuidas ettevõte seda teha võib ja saab. See sõltub suuresti sellest, et millised riski hindamise käigus on tuvastatud. Aga riski hindamine, kui korra tagasi veel hüpata, et siis seal on ka tegelikkuses on antud ette teatud kindlad nii-öelda indikaatorid, kriteeriumid, millest päris nagu lihtsalt nii-öelda üle hüpata ei saa, et igaüks mõtleb, et ta teeb selle riski hindamise nii-öelda täiesti suvaliselt ja vabalt, et see päris nii ei tööta. Ehk et riski hindamine siis siin kõrval on näha, et te peate arvesse võtma nii-öelda geokoordinaate ehk et päritolu tuvastust, kui on vaja, siis kas antud riigis on raadamise või metsade nii-öelda degradeerumise oht üldse, milline on antud riigis korruptsioonitase ja nii edasi ja nii edasi. Et need punktid on siis ka tegelikkuses EUDR-is ja BFC EUDR moodulis välja toodud. Nii, aga nüüd natukene detailsemalt sellest BFC EUDR moodulist, et iseenesest see BFC EUDR moodul on välja töötatud, üles ehitatud EUDR-i põhjal. Et tegelikkuses
PFC on selles suhtes niisugune hea süsteem, et nad üldjuhul rakendavad neid samu reeglistikke, mis on ka nii-öelda näiteks selles EUDR-is välja toodud, et nad siia nii-öelda ise väga palju mingisuguseid lisanõudmisi juurde ei keevita, ei pane. aga ehk et siis on välja töötatud selline dokument, standard, mis siis kajastab kogu seda protsessi. See on siis BFC ST 2002, sidekriips 1, 2024. Ja BFC EUDR-i mooduli puhul siis see moodul iseenesest jõustus juba 2024, 20 juuli. Mis on nagu oluline selle mooduli puhul on see, et ta on suunatud siis BFC tarneahela sertifitseeritud ettevõtetele. See tähendab seda, et need ettevõtted, kes seda BFC EUDR moodulit tahavad kasutama hakata, nad peavad kas juba omama BFC tarneahela sertifikaati või siis koos selle BFC EUDR mooduliga ka BFC tarneahela sertifikaadi nii-öelda tekitama, tegema ja nendele nõuetele vastama. Iseenesest antud BFC EUDR moodul on valikuline. See ei tähenda seda, et seda peab rakendama, et kui te olete BFC tarneahela sertifikaadi omanik, siis teil ei ole otseselt kohustus BFC EUDR moodulit rakendada, isegi siis, kui see lõpp EUDR-i tähtaeg kukub, et see on vabatahtlik, valikuline. Mis see moodul siis lisaks annab, on see, et kui te nüüd rakendate seda moodulit ja vastate nendele nõuetele, siis tegelikkuses teil tekib võimalus kasutada BFC EUDR väidet. Ja vot see ongi nagu see üks võtmekoht, mis siis omakorda teie järgmistele lülidele näitab, et te vastate antud BFC EUDR moodulile ja nii-öelda laias pildis saate öelda, et te vastate ka EUDR-ile. Aga need, kellel on siis näiteks täna olemasolev tarneahela sertifikaat, siis kes tahab BFC EUDR moodulit juurde saada, siis ta peab nii-öelda oma olemasoleva sertifikaadi käsitlusala laienduse tegema antud mooduli mõistes. Ja siis läbima vastav auditi, kus hinnatakse, et kas ettevõtte on kõik antud mooduli nõuded ilusti rakendanud. Ehk et siis see BFC EUDR moodul on üks võimalus näidata vastavust EUDR-ile läbi BFC tarneahela süsteemi. Mida tuleb siinkohal ka nii-öelda ausalt ära öelda on see, et Euroopa nii-öelda komisjon on nagu öelnud väga selgelt, et ühegi vabatahtliku kolmanda osapoole sertifitseerimisskeemi EUDR moodul või standard ei taga automaatselt nii-öelda täiesti rohelist tuld EUDR-i mõistes. Et see on üks hea viis EUDR-i nii-öelda reeglite täitmiseks, aga et nüüd saaks öelda, et 100% mul on see siis BFC EUDR moodul või mõni muu, et ma nüüd vastan 100% EUDR-ile, et see päris nii kahjuks ei ole. Kuigi tegelikult võib-olla kõik nõuded on tagatud. Ehk et siis oluline BFC EUDR moodul on ehitatud BFC tarneahela standardi peale. Nagu ütlesin, et teil peab see standard olemas olema, sertifikaat tarneahelale väljastatud või te teete seda siis koos BFC EUDR mooduliga. Et need käivad nii-öelda käsikäes ja BFC EUDR moodul iseenesest, kui teil on see tarneahela sertifikaat näiteks olemas, siis BFC EUDR moodul asendab siis tarneahela peatükki 7, mis räägib sellest nõuetekohase hoolsuse süsteemist ja lisa 1, et mis siis räägib need hoolsussüsteemi rakendamise nõuetest. Aga kui teil on tarneahela sertifikaat olemas, siis tegelikkuses on teil juba suuresti päris paljud asjad ka selle BFC EUDR mooduli mõistes nii-öelda üles ehitatud, et see juhtimissüsteem BFC tarneahela mõistes juba katab ära päris palju EUDR mooduli reeglistikust. Et korra vaadata, mis need EUDR mooduli komponendid on, ehk et siis tegelikkuses süsteemi üldnõuded, teabe kogumine, riski hindamine, riski vähendamine. Oluline aspekt on põhjendatud kahtlustel, et kui isegi te suudate näidata, et risk on madal või risk puudub, kui nüüd tuleb põhjendatud kahtlust kellegilt, siis tuleb seda arvesse võtta ja võib-olla teatud tarnete puhul tuleb hakata riski uuesti hindama.
lisaks erinevad nii-öelda need väited ja info avalikustamine. Info avalikustamine tuleneb jälle EUDR-ist, et teatud raport on iga aasta vaja niisugune kokkuvõtlik raport teha ja see informatsioon siis kättesaadavaks teha. Ja turule laskmine, et millistel juhtudel siis antud toodet saab turule lasta. Et see on nii-öelda see EUDR mooduli selline struktuur. Ehk et siis PFC EUDR mooduli mõistes needsamad asjad tuleb tagada, tegemist on raadamisvabade saaduste toodetega, et toodetud on vastavalt reeglistikule, tootjariigi reeglistikule ja tuleb siis hoolsuskohustuse deklaratsioon samamoodi kaasata. Et siis PFC EUDR moodul iseenesest katab ära kõik need 3 nii-öelda sammast. Mis tuleb siin muidugi välja öelda on see, et see hoolsuskohustuse deklaratsioon, et see on iseenesest, see deklaratsioon on nagu tegelikult üks osa sellest viimasest etapist, et kuna PFC ise ei oma sellist andmebaasi, mis täna jookseks kokku automaatselt selle Euroopa Liidu andmebaasiga, NT-Tracesiga, siis kui te toote turule selle toote või saaduse, siis ikkagi täna Euroopa Liidu raadamisvaba määruse mõistes te peate informatsiooni sisestama sellesse NT-Traces süsteemi. Et see on nagu Euroopa Liidu süsteem. Võib-olla tulevikus on PFC-l võimalik neid asju ka kuidagi oma süsteemidega ühildada, aga täna seda sellisel kujul ei ole. Korra veel, et kuidas võib-olla see hoolsuskohustuse süsteem siis EUDR-i mõistes omavahel kokku jookseb, et siis on näha, et EUDR-is on artikkel 9, 10, 11 on need, mis on need põhiosad, mis hoolsuskohustusest räägivad ja tegelikkuses need on PFC EUDR-i mooduliga ka ilusti ära kaetud. Ehk et siis PFC EUDR moodul on hea ja oluline viis EUDR-i nõuete paremale vastamisele, aga ta ei anna automaatselt nii-öelda seda 100% heakskiitu või rohelist tuld just nagu EUDR-i või siis Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni nii-öelda vaatest. Hoolsuskohustus korra veel, eks ju, millest ta siis koosnes, info kogumisest, riskide hindamisest, riskide maandamisest ja et kogu see nii-öelda struktuurreeglistik peab olema teil kuidagi toimingute või mingisuguste meetmete, protsessidega, aruandlussüsteemi, IT-lahendustega nii-öelda võimalik katta ja tõendada hiljem. Nüüd PFC EUDR väide, ehk et see ongi siis selles osas üks oluline aspekt, kui te selle reeglistikule vastate, siis on teil võimalus kasutada seda PFC sidekriips EUDR väidet. Ja kui te nüüd seda saate oma nii-öelda näiteks müügiarvetele, saatedokumentidele lisada, siis see näitab sellele järgmisele lülile, kes selle toote või saaduse teie käest saab, ostab, et see teie poolt müüdav toode on läbinud siis juba selle PFC EUDR hoolsuskohustuse info kogumise, riski hindamise, riski maandamise, et see on tegelikkuses teie poolt juba tehtud. Ja et läbi selle mooduli teie olete siis hinnanud antud tootele või saadusele, et see raadamise risk ja ülestöötamise ja tootmise risk on tühine, madal või siis üldsegi riskivaba. Et see PFC EUDR väide annab selle nii-öelda kinnituse järgmisele lülile. Ja kuidas see müügiväide siis tulevikus sellisel juhul välja nägema hakkab, on see, et siis sellele olemasolevale PFC tarneahela väitele lisandub see esimene osa, et see PFC EUDR. Ja see siis edastatakse arvete ja saatelehtede või veoselehtedega järgmisele tarneahela üksusele ja nemad juba siis ei pea oma PFC süsteemi mõistes tegelikkuses hakkama nii-öelda tagasiulatuvalt hindama. Ehk et siis vaadates nagu seda sama ahelat, et kui teil tuleb näiteks, te olete siin see esimene lüli siin Euroopa Liidus ja te saate selle saematerjali väljaspoolt Euroopa Liitu, näiteks selle PFC sertifikaadiga ja PFC EUDR väitega, siis PFC süsteemi mõistes teie ei pea hakkama enam
tagasiulatuvalt seda kontrolli tegema siia nii-öelda Cannoni. Ehk et see on see asja mõte. Sama loogika on siis siin Euroopa Liidu sees, eks ju, et kui te saate selle sertifitseeritud väitega, siis te ei pea hakkama tagasiulatuvalt kõiki neid aspekte omakorda hindama ja vajadusel võib-olla riske maandama. Et BFC EUDR-väitega materjalile ei pea te tegema siis nüüd BFC tarneahela süsteemis enam täielikku hoolsuskohustust. Et selle on siis teostanud kas eelmine või eelmised lülid ja seda kõike on siis võimalik näidata sellel eelmisel lülil sertifikaadiga, kus on see BFC EUDR-i mooduli informatsioon peal, et ta on kontrollitud ja heaks kiidetud. Nii, veel, kuidas see Euroopa Parlamendi EUDR-i määrus siis laias laastus nii-öelda nagu kokku võtta, ehk et on need 3 nõuet ja neid 3 nõuet siis tagatakse hoolsuskohustusega, mis siis omakorda on teabe kogumine, riski hindamine, riski vähendamine, et need on need põhiaspektid. Ja nüüd siis see BFC EUDR moodul omakorda on üles ehitatud nendele nõuetele ja kui seda BFC EUDR moodulit jälgida, siis tegelikkuses kõik need aspektid on rakendatud. Ja võib-olla selle esimese osa nii-öelda lõppslaidiks olekski see, et kuidas me seda kõike saaksime lihtsalt 2, 3, 4 punktiga kokku võtta, ongi see, et kasutades seda BFC EUDR moodulit on siis see on üks võimalus teil EUDR-i mõistes riske maandada ja Euroopa Komisjon selles EUDR määruses on tegelikkuses ka nagu selle eraldi välja toonud, et kolmanda osapoole sertifitseerimissüsteemid on üks hea võimalus riskide maandamiseks. Aga nagu ütlesin ja nagu nad on öelnud ka, et see ei pruugi EUDR-i mõistes 100% öelda, et kõik on kohe Euroopa Liidu määruse mõistes nii-öelda ilusti tagatud. Teine, et läbi selle riski hindamise saate te tegelikkuses näidata ka seda, kui te selle toote nüüd turule toote, et tegelikkuses antud materjal, mida te kasutate ja see toode, mida te toodate, et see pärineb siis kas madala riskiga või riskivabalt aladelt ja materjalist. Et see on nii-öelda võib-olla selles osas ka oluline, et see annab nii-öelda kindlusega nii-öelda selles järgmises tarneahela osas just selle mõtte, et tegelikkuses seda on ikkagi kontrollitud, riski hinnatud ja see on omakorda madalaks tunnistatud. Ja nagu juba eelnevalt mainisime, et BFC EUDR väitega materjalile siis ei pea te sellest BFC tarneahela süsteemis enam seda täielikku hoolsuskohustust rakendama. See lihtsustab kogu materjali toodete nii-öelda ostu-müügi kauplemise, et ei pea hakkama enam tagasiulatuvalt kontrollima võib-olla kuni, ma ei tea, Cannoni teatud juhtudel, kus on vaja seda geolokatsiooni saada. Te saate materjali sertifikaadiga, siis see ülesanne on juba olnud teie eelneval tarneahela lülil. Ja oluline on see, et kogu seda protsessi on siis auditeeritud ja seda on omakorda tõendatud sertifikaadiga ja te saate seda siis omakorda edasi näidata oma tarneahela järgmistele lülidele, mis siis nende jaoks tagab kindluse, et BFC süsteemis on EUDR-i nõuded rakendatud ja tagatud. Aga okei, sellega ma lõpetaks selle EUDR-i poole, et siis on meil natukene aega küsimustele ja siis saame seda RED 2 vaadata, et RED 2 pool on natukene sükene võib-olla mitte nii detailselt siin kokku võetud, kuna põhirõhk oli EUDR moodulil. Ja, aitäh, Renal. Kas on küsimusi Renalile? Ei ole, aga ma arvan, et lähemegi edasi. Nii, aga siis räägin natukene teile sellest BFC RED 2 standardist samamoodi. Nii-öelda on siis BFC standard 5002 2024 ja see on siis nii-öelda BFC poolt välja töötatud lahendus taastuvenergia direktiivile ehk siis RED 2-le nii-öelda vastavuse näitamiseks, et antud BFC
ütleme siis Red 2 lahendus on üks jällegi lisavõimalus PFC tarneahela sertifikaadi omavatele ettevõtetele, et nad saaksid näidata vastavust taastuvenergia direktiivile. Et siis täna kehtivale Red 2-le ja tulevikus ka Red 3-le, et Red 3 mõistes on ka PFC nii-öelda juba oma tegevusi ilusti rakendanud ja ka saatnud komisjonile Red 3 mõistes oma dokumendid heakskiitmiseks. Ja teine siis oluline aspekt selle PFC Red 2 standardi kasutamisel on see, et läbi selle teil on võimalus siis tõendada metsapõhise biomassi ja puidutööstuse jääkide ja jäätmete siis vastavust jätkusuutlikkuse kriteeriumitele. Et need jätkusuutlikkuse kriteeriumid on siis üks oluline osa Red 2 ja Red 3, millele on vaja näidata vastavust. Et PFC Red 2 standard on siis täna üks nendest Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud sertifitseerimisskeemidest, mis vastab Red 2 nõuetele ja kui te seda PFC Red 2 standardi lahendust kasutate, siis tegelikkuses te saate ka näidata ja tõendada vastavust täna Red 2-le. Et jällegi see PFC Red 2 standard on üles ehitatud PFC tarneahela sertifikaadile, ehk et jällegi teil peab olema see tarneahela sertifikaat juba olemas või siis koos selle nii-öelda Red 2 või tulevikus Red 3 standardiga te teete need koos. Aga ta on jällegi, kõik need moodulid ja lisastandardid on tarneahela standardi nii-öelda peale ehitatud. Ja jällegi see Red 2 standard on vabatahtlik, see ei tähenda seda, et see on kohustus kõikidel rakendada. Et jällegi need, kes arvavad, et see on hea viis teatud nõuete katmiseks, siis need saavad seda rakendada, aga oluline on see, et seda Red 2 standardit siis lihtsalt üksi rakendada ilma tarneahela standardita ei saa. Et mida see PFC Red 2 standard siis ära katab, et seal saab jaotada nagu põhimõtteliselt nagu 2 grupiks, ehk et esimene ongi siis metsapõhine biomass. Ehk et see on siis nii-öelda metsast, otse metsast tulenev materjal, milleks võib siis olla ümarmaterjal või siis näiteks metsapõhise biomassi tootmisjäägist, jällegi need jäägid, mis tekivad nii-öelda metsa ülestöötamise käigus, näiteks raiejäätmed ja siis nendest toodetud näiteks siis hakkpuit. Et need on siis need, mis on PFC Red 2 standardiga kaetud. Ja lisaks on PFC Red 2-s tegelikkuses ka nii-öelda see metsapõhine biomass, seal on omakorda selline definitsioon nagu TOF, Timber Outside Forest, et see on samamoodi selle metsapõhise biomassi loogikaga rakendatud ja kaetud. Aga nüüd teine oluline aspekt on siis PFC Red 2 standardis puidutööstuse tootmisjäägid ja jäätmed. Ehk et see tähendab nüüd seda, et selle kategooria all on kõik need nii-öelda puidupõhine biomass, mis juba tuleb siis tööstusest. Et olgu selleks siis saepuru, hööblilaast või siis näiteks ka tarbimisjärgselt kogutud puitmaterjal, et need lähevad siis siia sellesse teise kategooriasse PFC Red 2 lahenduse mõistes. Ja nüüd ükskõik, mida nendest nii-öelda sisenditest te kasutate, siis need on teil võimalik ära katta PFC Red 2 standardiga ja läbi selle näidata antud sisenditele ja siis ka väljunditele vastavust Red 2-le. Et kui vaadata nüüd jälle seda tarneahelat, et siin sellest PFC Red 2 mõistes on üks kriitilisemaid aspekte on see, et te peate suutma enda jaoks aru saada, kus kohas te siin tarneahelas asute. Et vastavalt sellele teil tegelikkuses rakenduvad erinevad PFC Red 2 standardist tulenevad jälle kohustused. Et teatud juhtudel on ülioluline kontrollida ja tagada, näidata jätkusuutlikkuse kriteeriume ja need on siis tegelikkuses esimese lüli põhiülesanded
ja kõik see, mis toimub nii-öelda tarneahelas tagapool, on siis tegelikkuses kogu sisendite ja väljundite jälgitavus, kasvuhoonegaaside informatsiooni kogumine ja vajadusel ka kasvuhoonegaaside emissioonide arvutamine ja siis võrdlus nii-öelda fossiilse nii-öelda CO2 ekvivalendiga, et see on, kohe natuke räägin edasi, aga mõte on siis see, et BFC RED 2 standard on siis üles ehitatud selliselt, et tegelikkuses see biomassi nii-öelda ütleme siis, kas metsanduse puhul on siis selle metsamaterjali siis näiteks kasvataja, et tema ise ei pea omama tegelikult sertifikaati. Esimene koht, kes sertifikaati peab omama, on see esimene, ütleme siis, seda nimetatakse siis esimene kogumispunkt, ehk et siis standardi mõistes on see siis nagu first gathering point või siis ka see punkt, kes esimesena kogub siin tööstuses kuskil tekkinud need jäätmed ja jäägid kokku, et neid nimetatakse siis collecting point'iks, need, kes on esimesed. Aga see esimene lüli, tema peab omama sertifikaati ja tema saab siis oma selle sertifikaadiga tegelikult ära katta ka selle sisend- või lähtematerjali. Aga see mõte on see, et kui te nüüd asute siin kuskil ahelas tagapool ja siin on teil mingi vahendaja eespool, võib-olla siin on veel mingi tootja eespool, et siis siin tagapool olev tootja, kellel on eespool mitu erinevat, ütleme, tarneahelaüksust, tema ei saa nii-öelda hinnata nii-öelda tagasiulatavalt seda informatsiooni kuni metsani. Kuna see ahel on liiga pikk, siis RED 2 ja ka BFC RED 2 standard seda ei luba. Et seda lubab ainult siis, lubatakse teha sellel esimesel punktil, et ülejäänud ahelas olevad, ütleme, tarneahela osad peavad siis juba seda vastavat sertifikaati omama. Mis on oluline, on see, et kuna kõik need, kas see BFC RED 2 standard on heaks kiidetud Euroopa Komisjoni poolt, siis kõik need tuginevad või on üles ehitatud RED 2 põhimõtetel ja iseenesest neid sertifitseerimisskeeme on rohkem. Ja kui te näiteks olete BFC RED 2 sertifikaadi omanik, siis tegelikult see annab see teile võimaluse ka kasutada neid teisi Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud sertifitseeritud sisendeid. Et see on nagu selles suhtes selle BFC RED 2 mõistes hea, et kui te võrdlete nii-öelda lihtsalt tarneahela sertifitseerimist, et siis seal on nii-öelda kaks sellist suurt, eks ju, skeemi, on BFC ja FSC, siis näiteks FSC ei aktsepteeri BFC-d automaatselt kohe ja tegelikkuses ka BFC ei aktsepteeri automaatselt kohe FSC-d, et seal on vaja teatud nii-öelda tegevused enne läbida. Aga hästi oluline siis sellest BFC RED 2 mõistes on see, et aru saada, kus kohast te tarneahelas asute ja et see asi läheks veel nagu keerulisemaks või segasemaks, te võite asuda, teile võivad nagu kehtida erinevad nii-öelda tarneahela nii-öelda aspektid. Et see saematerjali näiteks või tootmisettevõte võib nii samal ajal olla ka see first gathering point kui ka collecting point, et siin on vaja nagu tegelikult ära kaardistada ja aru saada, millised on materjali vood, kust nad tulevad ja siis saab vaadata, et millistel juhtudel on teil võimalik oma sertifikaadiga sisendid ära katta ja millistel juhtudel näiteks siis peab see tarnija olema ise vastava sertifikaadi omanik. Ehk et tegin ühe näite teile, neid näiteid on väga erinevaid, igal ettevõttel võib olla väga ise nii-öelda nägemusega, aga ütleme, et meil on siin see, no ütleme näiteks on hakketootja, kes on nüüd selle BFC RED 2 sertifikaadiga kaetud, ta müüb siis haket näiteks mõnele, ma ei tea, sooja või energiatootjale, kes siis seda biomassi käitises põletab. Et hakketootja näiteks saab materjali otse metsast. Näiteks ümarmaterjali, ütleme niisuguse madalama kvaliteediga ümarmaterjali, mida ta siis tegelikkuses ära ise hakib ja siis müüb selle hakke edasi. Et üks sisend on siis selline. Teiseks sisendiks võib-olla sellel hakketootjal on, ta kogub kokku erinevatest tööstustest, näiteks metsa- ja puidutööstuse ettevõtetelt ta kogub kokku tootmisjäägid. Et näiteks saepuru, et see on nagu üks aspekt. Ja kolmandaks võib-olla ta kogub ka kokku sellest tootmisahelas juba tagapool olevat nii-öelda tootmisjääki, milleks on näiteks höövlilast. Et antud hakketootjal võib olla väga erinevad sisendid.
teatud juhtudel ta siis näiteks ümarmaterjali puhul ta lisaks teeb BFC RED2 standardi mõistes ka tootmistegevust ehk et ta ümarmaterjali hakib ära, et siis on ta tegelikkuses antud juhul ka tootja, et ei ole lihtsalt nii-öelda vahendusettevõte, kes ööbillaastu või saepuru kokku kogub ja edasi müüb. Ja näiteks antud näite puhul võib see hakketootja võib nii-öelda selle BFC RED2 standardi mõistes, talle võib nii-öelda see käsitlusala olla järgmine, et ta on grupi haldaja metsabiomassi mõistes, ta on grupi haldaja tööstusjääkide mõistes, samamoodi ta on lihtsalt nii-öelda see esmane biomassi, metsabiomassi kogumispunkt, samamoodi ta on lihtsalt nii-öelda ütleme siis tootmisjääkide kogumispunkt. Kolmandaks, kuna ta ümarmaterjalist teeb haket, siis on ta võib-olla nii-öelda see treatment plant ehk et tootmisüksus, nii-öelda, kes siis metsapõhist materjali hakib. Samas võib ta ka olla nii-öelda see tootmisüksus jäätmete ja jääkide puhul, näiteks ta kogub kokku tarbimisjärgselt kasutatud materjali, milleks võib olla, ma ei tea, kasutatud kaubaalused, võib-olla on raudteeliiprid, võib-olla on nii-öelda ära kasutatud, ma ei tea, mööbel, puitmaja, mis on ära lammutatud, ehk et tegelikkuses ta kogub kokku jäägid ja need jäägid siis omakorda hakib ära, ehk et siis on ta just nagu tootmisüksus, mis jääkidega tegeleb. Ja lisaks sellele tal võib olla ka see aspekt, et ta on lihtsalt puhas vahendaja, et ta võib-olla ostab mõned teised BFC RED2 või mõne muu skeemi poolt sertifitseeritud tarnijalt kuskilt juba sertifikaadiga seda sisendmaterjali ja ta ei tee sellega mitte midagi ja ta ei kontrolli oma sertifikaadi mõistes ka neid üksusi, kes ise sertifikaati ei oma, ehk et ta töötab just kui tavaline vahendaja. Ehk et sellisel juhul lisaks rakendub talle BFC RED2 standardi mõistes selline nii-öelda käsitlusala nagu supplier before the last interface, et kes siis vahendab seda haket lihtsalt energia ja soojatootjale. Et see on nagu üks selline hea näide, mida tegelikkuses RED2 süsteemide puhul päris palju kasutatakse, mitte ainult BFC RED2, aga erinevad skeemid, et hästi nagu levinud näide. Nüüd korra võib-olla vaadata seda ka ütleme sellest viimasest üksuse seisukohast ehk et kelleks siis täna on näiteks energia- ja soojatootjad, et kellele tegelikult rakendub väga selge nii-öelda kohustuse nõue RED2 mõistes, mis siis on ka BFC RED2 standardis kirjeldatud. Ehk tegelikkuses see viimane lüli on see, kes peab tegelikult tõendama vastavust jätkusuutlikkuse kriteeriumitele ja samamoodi on see viimane lüli see, kes peab suutma näidata kasvuhoonegaaside heitkoguste vastavust nii-öelda nende vähendamise kriteeriumitele. Et tegelikkuses see RED2 on väga konkreetselt täna suunatud siis energia, ütleme siis tootjatele, siis elektri- ja soojatootjatele ja nemad peavad siis tegelikkuses neid nõudeid eeskõige täitma. Ja siit nüüd nende jaoks ongi hästi oluline see, et aru saada, et kus see materjal, sisendmaterjal, mida nad nii-öelda oma käitises põletavad, et kust see tuleb. Ja vastavalt siis teatud tingimustele võib neil olla vajadus täita neid mõlemaid punkte tõendada, et see on nagu asja nagu tegelikkuses üks oluline aspekt. Ja siin on ka oluline see tegelikkuses, et tegelikkuses RED2 on ära määratletud teatud kasvuhoonegaaside emissiooni näitajad. Kõikidel juhtudel ei pea üldse hakkama ise mingit arvutusi tegema ja teatud juhtudel ei ole üldse vaja arvutusi teha, aga on vaja koguda informatsiooni. Ehk et on vaja teada, kui pikk on näiteks see ahel kilometraaži mõistes, kust see biomass on alguse saanud ja kust ta nii-öelda tuleb. Ehk et vastavalt siis sellele transpordi tee pikkusele võivad nii-öelda rakenduda erinevad kasvuhoonegaaside emissiooni näitajad. Ja need emissiooni näitajad on erinevad ka sellisel juhul, et kas tegemist on näiteks ainult puidutööstuse jääkidega või võib-olla on tegemist metsapõhise biomassiga. Emissiooni näitajad on erinevad.
ja vot see on siis see info, mida see viimane lüli täna tegelikkuses peab kokku koguma ja vaatama, et kas ta peab nüüd näitama vastavust jätkusuutlikkuse kriteeriumitele ja omakorda kasvuhoonegaasi vähendamise kriteeriumitele. Mis on täna RED 2 veel olulise mõistes, et see RED 2 täna ütleb, et kogu seda nii-öelda kontrolli ja seda tõendust peavad tegema täna need nii-öelda käitised, kelle nominaalvõimsus on 20 megavatti, aga RED 3 on juba jõustunud ja RED 3 kukkumise tähtaeg on 21. mai 2025 ehk et käitistel ei ole täna nii-öelda selle RED 3 mõistes enam väga palju aega jäänud ja seal liigub see nominaalvõimsus 7,5 megavati peale. Ehk mida see tähendab, kas või sedasama pilti vaadates, siis võib väga vabalt juhtuda nii, et mõni suurem tööstus, kes on saeveski või mõni teine tööstus, kes omakorda omab, ütleme siis katlaid, millega ta siis nii-öelda energiat toodab, et nendele võib hakata rakenduma RED 3. Et see on see, millega siis tuleb lisaks arvestada. Ehk et siis, mis on BFC RED 2 lahenduse puhul veel oluline aru saada, on see, et see BFC RED 2 ja ka RED 3 sertifikaat, see on asukohapõhine. Erand on siis sellel first gathering pointil ja collecting pointil, et nemad saavad teatud juhtudel oma sertifikaadiga katta ära siis teatud võib-olla laoplatse ja nii edasi. Aga kõik järgmised lülid, kes ei saa ennast defineerida kui first gathering point või collecting point, nendel on sertifikaat asukohapõhine ehk et sellist asja nagu multi-site sertifitseerimise võimalus BFC RED 2 lahenduses ja ka teistes RED 2, RED 3 lahendustes ei ole. Et kui teil täna on BFC tarneahela sertifikaat, teil on üks üksus on näiteks peakontor ja te omate veel mitut teist näiteks tootmisüksust, siis te saate ühe sertifikaadiga kõik need üksused ära võtta. BFC RED 2 mõistes see ei tööta. Iga asukoht peab rakendama RED 2 nõudeid individuaalselt, iga asukoht peab läbima eraldi välise auditi ja igale asukohale tuleb väljastada eraldi sertifikaat. Ehk et siis BFC RED 2 lahenduse nii-öelda samm-sammult lahendus on siis selline, et esiteks peab olema BFC tarneahela sertifikaat, siis antud sertifikaadile saab vajadusel juurde üles ehitada külge selle BFC RED 2 standardi nõuded või seda saab ka koos teha, siis peab ettevõtte või organisatsioon läbima sertifitseerimise auditi. Kui see läbitakse positiivselt, siis väljastatakse antud BFC tarneahela ja RED 2 käsitlusala sertifikaat ja peale seda siis tegelikkuses saab seda BFC RED 2 vastavusega materjali turule tuua. Ehk et siis BFC RED 2 lahenduse mõistes saaks öelda kokkuvõtvalt jälle seda, et see on Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud, mis on hea nii-öelda tõendus, kui te omate seda sertifikaati, siis te ei pea kartma seda, et võib-olla kohalik nii-öelda teavitatud asutus või kontrollasutus ei saaks seda aktsepteerida. Teine oluline punkt on see, et see vastavus taastuvenergia direktiivile täna tegelikkuses katab ära ja aitab nii-öelda ka kohalikku siis seadusandlusele vastata, nagu ma ütlesin, et on siis selleks ENKS või määrus 35, et kui te omate Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud vastavat RED 2 sertifikaati, siis tegelikkuses näiteks see juba tagab selle, et teil on määrus 35 nõuded täielikul määral ka nii-öelda täidetud. Lisaks on siis RED 2, BFC RED 2 lahendus on üks hea võimalus tõendada metsapõhise biomassi ja siis puidutööstuse jääkide ja jäätmete vastavust jätkusuutlikkuse kriteeriumitele ja samamoodi, kui teile rakenduvad näiteks kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kriteeriumid ja te peate näitama, et te olete parem nii-öelda teatud nii-öelda sellest protsendist, mida siis võrreldakse fossiilsete kütustega, siis jällegi see BFC RED 2 standard katab ka selle ära, kui teile see kohustus RED 2-st rakendub. Ja oluline on see tegelikkuses ka see, et see on ühilduv selle BFC tarneahela sertifikaadiga
ehk et tegelikkuses, kui teil on juba tarneahela sert, siis teil on jällegi mingi osa asjadest on teil juba nii või naa tehtud. Te saate selle puuduoleva Red 2 osa sinna juurde liita ja see protsess on teie jaoks lihtsam. Ja siin on veel üks oluline aspekt, et tõenduse eksportimisel. Et kui me täna näiteks räägime sellest, et ettevõtetel ei ole seda BFC Red 2 kolmanda osapoole sertifikaati, et kui te nüüd küll vastate sellele ENGSile määrus 35-le, siis põhimõtteliselt läbi selle te suudate näidata vastavust Eesti seadusandlusele, aga kui mingil põhjusel tahaksite kas või seda biomassi või ükskõik muud nii-öelda jäätmeid, jääke või haket müüa väljaspool Eestit, ma ei tea, Läti turule, siis tegelikkuses see, et te olete teinud ära endal selle määrus 35 auditi, see ei tähenda nagu ekspordi puhul mitte midagi. Aga kui te nüüd omate vastavat BFC Red 2 sertifikaati, siis tegelikkuses see kehtib kogu Euroopa Liidus ja seda võetakse aluseks kui piisav tõendus, kui teil on sellekohane sertifikaat. Et võib-olla lihtsalt veel see, et kuidas meie teid aidata saame, et BFC peakontor on siis ka NCS Eestit kinnitanud kui Red 2 sertifitseerimisasutus. Omakorda on meie audiitorid kõik läbinud vastavad koolitused, teinud eksamid, mis on Red 2-le suunatud. Lisaks on meil Red 2-le suunatud kogemust päris pikalt, sest me oleme Red 2 ja nende teiste sarnaste skeemidega tegelenud siin juba nii-öelda mitmeid aastaid erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides. Samamoodi saame pakkuda nende standardite tutvustusi, koolitusi, infopäevi ja kui on vaja ettevõttel seda protsessi algatada, siis teinekord, nagu ma ütlesin, et aru saada, et kus kohas sa selles tarneahelas oled, on vaja natuke nagu ennast suuta ära kaardistada ja selle pealt siis tekib see arusaam, et mida te tegema peate. Ehk et meil on võimalus teid nii-öelda juhendada natukene selles osas, et mida selle kaardistamise puhul te teadma peaksite ja loomulikult, et saame pakkuda siis ka seda BFC Red 2 sertifitseerimist. Et pange siis meie teadmised enda kasuks tööle ja minu poolt tegelikkuses see ongi kõik. Aitäh! Veel päris kõik ei ole, sellepärast et Ja, sul on tekkinud üks küsimus, kui sa nüüd chati lahti teed, siis sa näed seda küsimust ja sa saad kohe sellele vastata. nii. Jah, Marti küsimus, hea küsimus, selles osas põhimõtteliselt on see nii, jah. Ehk et kui nüüd küsimus on see, et kas sa, Marti, mõtled seda puhtalt ainult EUDR-i vaatevinklist või BFC EUDR-i vaatevinklist. Aga põhimõte on suhteliselt, see vastus on suhteliselt tegelikkuses sama, seal võib nagu väike mingisugune nüanss olla, aga jah, kui on risk madal, nii-öelda sellest, ütleme, selle biomassi ülestöötamise riigis või selle tootmisriigis, siis see tähendab tegelikkuses seda, et ei pea rakendama riski hindamise ja riski maandamise nii-öelda protsesse. Täpselt nii on. Ehk et kui me täna vaatame EUDR-i, siis EUDR-i mõistes täna on siis kõik riigid veel endiselt nii-öelda standardse riskiga, ehk et nad ei ole madalad riskid, et kõik ettevõtted täna justkui peavad rakendama kõiki seda kolme osa: info kogumine, riski hindamine ja riski maandamine. Et kui nüüd Euroopa Komisjon tuleb välja nende riikide riski hindamistega ja ta näiteks ütleb, et Eesti on madal risk, siis see tähendab seda, et tegelikkuses EUDR-i ja ka BFC EUDR-i mooduli mõistes ei pea rakendama nii-öelda seda riski hindamise punkti ja ka riski maandamise punkti. Aga see Traces süsteem, jah, et sellest nagu pääsu ei ole, et seda informatsiooni tuleb seal ikkagi vahetada. Ehk et kui sa tood mingi toote turule, sa pead sisestama ikkagi selle sisendi vastava informatsiooni, et oleneb, kus sa ahelas oled, et kas sa pead sinna panema need geolokatsioonid, puuliigid ja kogused, või kui sa oled ahelas nii-öelda tagapool ja sa oled saanud sellest
Trace'is süsteemist väljastatud nii-öelda referentsnumbrid ja sinu tarnija saadab sulle need numbrid ilusti kõik kaasa, siis tegelikkuses jällegi, kui sa uue toote turule tood, siis piisab sinul nende numbrite omamisest ja uue toote puhul sa siis omakorda saad Trace'is süsteemist uue referentsnumbri, mida siis omakorda saad kasutada müügi tegemisel. Mhm. Aitäh, Renal. kas on veel küsimusi Renalile? Juhul kui ei ole, siis meie täname teid selle tunni eest või isegi natuke rohkema eest ja omalt poolt siis saadame nii esitluse kui ka järelevaatamise lingi, mis võiks teile kasulikuks ja teie kolleegidele osutuda. nii et suurimad tänud ja järgmiste infominutiteni. Kõike head, aitäh, Renal! aitäh!